Tere, mina olen Eleri. Mul on väga hea meel, et sa oled sellele üritusele tulnud ja ma loodan, et sulle on väga meeldinud ja sa oled nii palju uut ja huvitavat infot ja mõtteid enda jaoks saanud. Ma olen 26-aastane ja ma olen psühholoogiat õppinud ja nüüd töötan ka sellel alal. Et mul on alati selline väga hea elu olnud, et mul on kõik nagu alati hästi olnud ja olemas olnud. Et sõpru on mul lasteaias saadik olnud, mulle juba esimest korda meeldis üks poiss sealt ja siis me läksime oma sõbrannaga, kutsusime ta laua alla, ütlesime, tahame talle sosistada midagi ja siis hoopis tegime põse peale musi. Nii et selline esimene kogemus, kus mulle keegi meeldis. Ja koolis oli mul sõbrannasid, et siuke mõnus on olnud, aga see on huvitav, et kõik ongi nagu hästi olnud, aga nüüd eelmisel aastal sügisel ma tundsin järsku, et ma olen üksinda. Ma tundsin nagu, et mu ümber nagu ei ole neid sõpru enam, mu ümber ei ole inimesi. Ja ma tean, et see mõnes mõttes oli ka nagu faktiliselt tõsi, sest et mu head sõbrannad on näiteks Ameerikasse kolinud või Tallinnasse on paljud läinud. Aga see on nii imelik, et mul on kogukond tegelikult mu ümber, mul on mu grupp, kellega me iga nädal kokku saame, ma käin kirikus, mul on perekond, mul tegelikult nagu on selliseid inimesi, kellega aega veeta. Ma tundsin ikkagi nagu, et ma ei tea, seda üksildustunnet ja see on nii imelik tunne, et ma veel olen abielus ja kõik on hästi, mul on armastav mees ja ikka ma tunnen nagu üksinda ennast. Ja see oli see periood, kus ma tundsin, ma ei saa enam niimoodi edasi minna, et ma ei saa tunda ennast kuidagi halvasti, nagu keegi ei hooli minust, keegi ei küsi minult, et Eleri, kuidas sul läks, et lihtsalt niisama helistaks, nagu, et samas nagu oli neid inimesi, kellega kokku saada, kellega kooki minna sööma, aga ometigi see tunne jäi. Ja siis ma mõtlesin, ma peaks midagi ette võtma, et ma lugesin muidu ka piiblit ja mu suhe Jumalaga ma tundsin on nagu korras ja ma palvetasin nagu regulaarselt, aga ma hakkasin tõesti Jumalat otsima, sest ma ei osanud enam nagu midagi muud teha. Ja see on nii huvitav, et just üks päev, kus ma tundsin nagu eriti, et vahel on see päev, kus sa tunned eriti, et täna oli nagu halb päev või siuke, kõik nagu on halvas või siuke Ja siis järgmisel hommikul ma võtsin oma ühe raamatu lahti, nagu devotional, et iga päev loed mingisuguse mõtte ja seal on kirjakohad. Võtsin selle raamatu lahti ja seal oli esimene lause oli kirjas, et mina olen su parim sõber ja su kuningas. Ja see kuidagi nii kõnetasin, ma tundsin, et Jumal on see, keda ma vajan. Jumal on see parim sõber minu elus. Et vahel me otsime nii väga, et teada, kes me oleme või et tunda ennast hästi, me peame nagu sõpradega aega veetma, me peame tundma, et me kuidagi saame tähelepanu neilt, aga mina tundsin sel hetkel, et Jumal ütleb, mina olen kõik, mis sa vajad. Mina olen sinu parim sõber, alati sinu jaoks olemas. Nii et see oli nagu kuidagi, see lihtsalt muutis täielikult kuidagi, kuidas ma sel hetkel tundsin. Ja see andis nii palju kindlust juurde, et ma mõistsin, et jah, et Jumal on see, keda ma tõesti vajan. Mul on see sõprade lugu, aga ma olen tundnud ka välimuse suhtes päris palju sellist ebakindlust. Jumal ei vaata sinu välimust. Jumal, ta on kõik selle ilusa maailma loonud ja ta on sind imeliseks loonud, aga mitte ainult välimuse poolest, vaid Jumal tahab sind just sellisena, nagu sa oled, et kui sa oled murtud või sa ei tee kõik hästi, sa ei ole täiuslik seest, siis Jumalale loeb nagu see, kes sa oled südamelt, mida sa väärtustad tegelikult, Jumalale loevad need asjad, mis jäävad kestma. Sest nagu me vaatame ka oma beebipilte, me ei ole enam sellised, vaatame oma vanemaid, juba väiksed portsud tulevad siia, et meie välimus kogu aeg muutub, aga sisemus on see, mis oluline ja mis Jumala jaoks on oluline. Ma arvan, et ma olen väga pika tee pidanud käima ja ikka veel käin, et leida seda, mida Jumal tõeliselt igatseb meie igaühe jaoks, minu jaoks kui sinu jaoks, et me tõesti võiksime olla enesekindlad
tüdrukud, naised, et me võiksime tunda, et me oleme just ilusad sellisena, nagu me oleme. See ei olnud lihtne mu jaoks, et ma otsisin seda kaua, aga nagu Matteuse 7. peatükis ka ütleb, et kes otsib, see leiab. Ja ma tõesti usun sellesse, et kui sina otsid seda enesekindlust ja väärtust just Jumalast, siis sa leiad selle. Kui sa otsid seda teistest inimestest, siis sa ei pruugi seda leida, sest inimesed veavad alt. Nii et ma julgustan sind otsima seda õigetest kohtadest ja tea, et sa oled väärtus.